Shove peal, siis me peame ära foldima, mõtleme, fuck, ma oleks võinud selle flati EV välja mängida. Kuigi see juhtub harva, aga kui see juhtub, siis see kind of sucks, et ma oleks palju happy mingi käega, millega ma lihtsalt ei võida nii palju boss flop seda tegema, sest mul ei ole nii kahju seda ära foldida seda kätt. Basically. Ma ei tea, miks ma 3 betin siin. See on just random spot. Sai 3 beti, sa isod. See on okei, ma vaatasin, ma 3 betisin, mis asja. Fine, jah, see on fine. 3 bet poleks ka väga päevad, aga... Siin on nagu see, nii stickide tüüpide vastu tasub teada seda. Jah, nad koolivad egast kätega, mida me crashime ja... Samas küll, jah, kui tal oleks mingi Ace King või Ace Queen, siis ta oleks ise arvatavasti reisinud, nii et... Jah. Me oleme auto position, me tahame initsiatiivi ja me tahame... Ei taha... See käsil mängi väga hästi multivee, eriti auto position. Jah. 1 või 3 betit boti saaks päeva. Noh? Kas siin üldse checkida? Ma ei tea, oleks mul risti ja ma teaks, et see vastane on mingi bluff happy, bet happy tüüp, siis ma checkiks küll siin. Aga kui mul ristit ei ole ja ma ei ole kindel, kas ta on bet happy tüüp, siis ma vist ise betin. Okei. Aga kui mul risti mutt, siis ma checkiks more often. Võiks, jah, backdoor flash draw. Check jammida, jah, ma ei mõnda ära. Peaks jammima 18 pp, 7 pp, et see on easy jam. See on nagu mingi ilge nitt ka samas. Võib-olla see... Ma ei avaks nii palju. Kas sa nagu seda kätt 3-bet kool või avada koolida ei taha, miks jammida? Nagu avaks ja kooliks ära nagu? Halba. Ma ei taha üldse vist race koolida seda ja ma pigem jammiks ja... See on natuke liiga nõrk ka, et race koolida, mingi ace jack võiks olla race koolimiseks. See nitt foldib isegi mingi paarid ära seal, mida ta võib sometimes jammida ja... Foldime sitaks ikutid ära ja ta teeb jõhkralt palju vigu selle vastu, et overfoldib seal, pluss S9 ei mängi väga hästi. Aga oleks mul mingi S9 suited, siis ma pigem reisiks. Ma arvan, et see käib mängib hästi šovedas. Miks sulle 2,5x ei meeldi patonilt? Big-band on nagu mingi mega tight mänge ja nagu me saame price'i race koolida small blind ära ja me ei taha mingi mõttetu rasjata ükskõik chipsing, kui ta nagu nii defendib mega tight range'i ja me nagu nii taha võib-olla isegi race koolida seda tight tüüpi. Ma arvan, et sa ei pea siin nii suurelt pettima. Ma arvan, et ei pea, jah. Ma vaatasin ise ka üle. See on nii, või isegi mingi exploitable või mingi 4 bettida siin või veel vähem või mingi... See nii nagu nii, et ta ei hakka midagi tegema. Ei hakka. Jah. Või limpida ka, limp reisida. Ma arvan, et limp reisiks Ashqueen suitedit, aga reis on ka fine. Ashqueen off-em alati reisiks pre. Check fold on siin okei. Jaa, absoluutselt. Siin 3-bet koolida või koolida niisama. G-bet call. Võrd võid isegi väiksema size'i teha, et nagu anda talle umbes idea, et tal võib veel liigutit olla. Ma just tegin selle mingi kähku korra tegin. Mingi 12,5 või midagi. Ma arvan, et sa võid koolida seal. Ei noh. Kindlasti. Isegi koolitasin mingi kuni 10 suitedit ja emad 10 suitedit ja poiss 10 suitedit ja... Ma arvan, et see on okei, jah.
mingi S8 võitelid võid koolida. Sest ta nagu attack'is mu mingit seda. Sest mul on nagu, kes vähegi neid, ma arvan, et nagu see, kes vähegi vaatavad, palju keegi avab, siis või nagu natuke mõistlikumad reeglid 3-bet. Jaa, et spot, kus sul lava taga valid. Sul on 10k stack ja mega aurase tüüpe vist ei ole, kui ma statidest õieti aru saan. Big Planet Reega. Vist küll. Pigem Reega jah, ma ei tea. Nime järgi nagu. Jaa, ma vaataks palju ribetud Big Planet. Siin on 22, aga siis võib selle korra ära võtta, et nagu mille see 3-bet oli nagu ära. Et mis nagu enne seda oli, mis see 3-bet on. Big Planet 9 sample tegelikult, see on nagu väike, aga still it's nagu see... Ei nagu ei, see nagu nii väga väike pole jaoks mingi... Jaa, see on nagu suht arvestatav. Siin võiks midagi teha. See võid siin rippida ka, ma arvan, aga ma mõtlen, kumb parem on, kas call või rip nagu. Taata nii deep, siis ma lihtsalt calliks, ma arvan siin, ma ei ripiks. Ma lihtsalt calliks. Kus ta sizing on siuke weird, nagu tundub nagu, ma arvan, et kui oleks mingi AK või mingi poisid või 10 või midagi sellist, siis ta siziks veits suuremat, aga ma ei ole täiesti kindel selles. MPN-i turnat mängite või? Not sure. Saaks mängida küll. Kelle hääl see oli Oskari hääl või? See on Oskar, see oli Martin. Okei. Okei. Martin, sa võitsid selle olupeti seal turniiri ära ju. See meelde. GG-ne. See oli 2 kuud tagasi. 5 kaad said. Valista. Laivistan seda päris solid. Ma lihtsalt pantisin show'asin 90, open show'asin 90 PB Pocket 2. Sa ei tahtnud mängida? Ma viitsin mängida jah. Mul oli muid asju teha. Ma ei tea, miks ma üldse kohale ronisin. Sost retarded, aga noh. Ma vist nagu spiuvisin mingi paar spotti selle ära jälle. Pole suutnud laivis. Ma võitsin väiksemad saisidest, et sa blokid käsi, millelt sa väljalt tahad saada. Jaa, võiks küll. Praegu blokin ja neil on nagu poissi. Kui ta mingi S10 on näiteks, mida sa tahad, mis koolib, siis see võib foldida sellele petile. Plus kui tal on mingi Pure Boys X, siis ma ei tea, kas see ka alati koolib, kui see nii suured saisid. Jaa. Kristjan, mis sa näitad? Toksivad niisama lambist. Kas siin me kunagi flatime ka? Ei tea, ma ei ole ise ka kindel nende spottidest. Ma arvan, et Shova on nagu kindlalt mega fine, nagu kindlalt mega profitable. Ja see oleneb palju ta avab nagu ka. Kui ta avab palju, siis ma ripin pigem. Aga mis Vitelit alati kooliks näiteks.
Flatiga hoiab veel kehvemad kuningad ja Jackid sees. Seda ennast. Samas ta nagu kuradi, ta saab nagu välja meid bluffida mingi kehvema Jackiga, kui tahab mingi sootsad run-out'id, sest meie kunn poiss alati pruuvi piisavalt palju, et nagu mingid parreled koolima hakata. See on nagu flatimise nagu negatiivne pool. Kui tahab megawadid, siis ma stripin, kui tahab mingi tidemat range, siis ma callin. Saab vaidelt. See oleneb sellest, kuidas ta boss flop ka mängib. Kui ta on hea mängija, siis ma pigem ripin sisse. Kui ta on halb mängija ja tal on mingi major boss flop liigid, ehk siis under t-betid või over bluffid, siis ma alati flatin, sest see käsi mängib päris hästi in position. Ma mõtlesin tegelikult, mingi just paljudes mina mängijate vast võib siin flatida rääkida. Seda boardi ma peaks C-betima tegelikult. No, check it. You have it smashed. Mul on nii tugev siin. Laske midagi välja saada, tal pole lihtsalt väga palju 4x ja jah, täpselt nüüd võivad siuksed asjad juhtuda, saad tal hit. Ta faldis. Good. Bluffis raisk. Sick. Reverse board. Võiks sämmida siin. Ma arvan, et sa võid suuremalt avada, sest et tal on siuke stack peak line. Sa ei taha, et ta saab mingi 9-8 offiga mingi mega plusse piili teha, vaid sa tahad lihtsalt suurt mingi 27-26 K tõsta, et ta ei saaks piilida igast käsi. Et ta teeks, et force'ida teda viga tegema. Okay. Näed sa raisk. See 3 võite teid piilida, kui saaks mingi 27 K teid, ma ei tea, kas ta oleks seda piilida. Aga kui tal oleks mingi full stack, siis ütlesid, et uut tegelikult võiks avada mingi reisi. Kui tal on suur stack, siis meil on nii idee, kui tal on mingi 10 BB stack, siis tal on nii lihtne mängida, vaata. Ja sinu in position ei ole üldse relevant, sest et te mängite enamasti one street mängu. Okay. Ja sa ei taha, isegi vaata, kui sa oled big blindil ja keegi avab sa 10 BB, sa tead, et sa saad mega wadilt defendida ja check jammida ja värki. Sa ei taha lihtsalt nagu talle anda seda võimalust. Ja seega sa peaksid adjustima suurema sizingu. Unless sa võid exploitable'i mingi assasi ja queen ja reisida väiksena. Et ta just piiliks. Ja võite jah. Let's go. Ma ei tea, mida teha. Ma foldin, sest me blokime tema bluffe ka. Samas, kui hakata mõtle, kui sügavamalt mõelda selle käele, siis võib-olla leiab kooli, aga ma praegu ei viitsinud mõelda. Aga sest, kui mõelda, tal ei ole 9 üldse ja ma ei tea, kas ta on mingi 20, ta Neveri paneb vist 22 emandaga, seega tegelikult call makes sense. Ja miks ta üldse liidib emandad? Ta liidis flopi või? Jaa. Okei, ma arvan, me võime koolida. Ja isegi kui tal oleks 9, ta ei pruugi seda rippida turnil ka, seega nagu call makes kind of sense, aga not the best combo, aga ma ei tea, ma pigem kooliksin Nash Queen'i või poisse. Kuigi, no ma expect'id tal Never mingi 5 seal. Aga
ta bet sizing ud ja ta liini meiki üldse sensi nagu 9, ma põhimõtteliselt nagu tal ei olegi. Tal ei ole piisavalt palju 9 opening range'is ja flatting range'is. Ja ma ei usu, et ta emandat liidib nii väikselt siuksel semi-wet board'il nagu. Ta lootis, et meil on S-Queen ja siis... Ja, mis ta mõttes, see on unreal. Midagi sugust oligi, ma arvan, et ta lootis, et meil on mingi S-Queen ja mingi Pro või ilma mutit, midagi sugust ülekaardid ja siis nagu selle vastu tegi seda, ma arvan. Ja, tas make sense, et ta evandaga liidib. 2000 popil. Seal kuidas 3 meetri ja siis vaatasid, et fold 3 meetri madal. Samas nagu see sample on nii väike, et siin nüüd, ma ei näe. Saad mängida või? Võiks nii lihtsalt. Te ei tea või? Mis asja? Seal American Card Roomis saame me mängida või? Minu arvast, kui ma vaatasin, et see, kui see Dogman mängis, siis seal nagu... Mulle midagi jäi kuidagi kõrva taha, et nagu, et seal võis olla mingi mujalt keegi, mingi mängija, ma ei tea, kas eestlased saavad. Vanasti oli, et mingi kohtadest eestlased ei saanud. Kaida ütles, et saab mängida seal. Siin, kas tasub, ma ei tea, just need stack defid on siuksed, me saame liiga tihti piile, ma arvan, et ma ei taha 3 betis. It's not very bad, ja kui ma 3 betiks ma teeks mingi 105k. Ja või jää suuremalt teha ja ma mõtlesin just flatimiste peale, et 60 kilo peale võib-olla polnud piisavalt. Ma ei tea, depends mängijates, kui nad on mingi mega flat habit tüübid, siis me ei taha selle käega seda teha. Kui need on mingid tüübid, kes ei foldi väga. Aga iseenesest ei ole halb spot sellest. Ei saa kindlasti. Siin ma mõtlesin, miks ma koolisin. Siin ma tahaks 4 betida siis saada. Või siis ma jäin kahtlema, kas ma peaks 4 betima. Ma ei tea, ei, ma arvan, et ma ei teeks seda, sest et eriti ta sizing on joker, et ma ei teeks seda. Jaa, sa oskil seda siuke väljule. Ma lihtsalt on mingi 10-9 on siukse size'iga, ma arvan, et see on siuke, kas siis nutted range või siis mingi random bluffid. Ma lihtsalt kooliks, nii soft turnaga me ei taha siin mingi 5 ajada hiips. Jaa, sellepärast 60 PV-d ma ei tahan. Siin ma ei nägel, ma mõtlesin, ma ei tea. Ei just fold, ma arvan. Ma tahtsin ka foldida. Mõtlesin, et me nagu... Ta peab nii suured, sest ma arvan, et tal tihti on. Jaa, seal oli kinnad tulemas. Ta oli S-Queen, ma arvan. Juba pre-see sizing on nii strong ja kui ta... Ma lihtsalt oma bluffidega tahab nii palju investida raha seal, kui tal fold ikutit anyway flopil decent amount on. Ja kui ta sizing ja flopi sizing combined makes it most likely, et tal he has it. Fold. Kooli sõnalist. Ta võib flat throw'si olla värk. Sest tal oli, ma mõtlesin viimase SM on nagu... Viimane, nagu mõtlesin koolile mitte, siis mõtlesin, et tal võib flat throw'si olla, sest ma kooli sõnalist tal oligi, ma ei nägelt läbi. Jaa, see nii on.
kas me oleme 9 vastu ka ikka mega heas seisus, et me oleme isegi 9 vastu ära koolime? Jaa, never is juba 4. Jah, kui tal nagu mingi S9 või S-mutt 9 pole, siis jah. Siis meil on nagu täitsa flip. See on mingisugust spot. Thank you. Come on! Aga ma mõtlesin sama, kui see käsi läbi saab, siis ma mõtlesin, et olgu siuksed mängijad hästi kaua lihtsalt nagu. Ma polnud üldse pahane, et see juhtus. Mõtlesin, et neid ongi vaja siuksed teemad. That's what keeps the game profitable, I guess. Kõik oleks mingi hullud GTO igale poole, siis ma ei viitsiks üldse mängida. Tea, siin ma arvan, pole mõtet teha. Meil oli siin mingi protective bet ja ma ei tea, lambist keegi reis. Tundub lamp praegu. Lihtsalt ma arvan, et kui... Ma ei tea, mille vastu ma rivert üldse betin praegu. Checking range becomes so weak, nagu kui me betime seda kätte ja multivei ja VS6 ei olla ja... Just halvasti mängitud käsi. Sellepärast, et sa ei tahtnud teissida betti. Jaa, seda ma tegin, see natuke oli seda, siis ma... Ise teen ka neid lolle asju vahel. Paned palju volüümi viimasel ajal või? Ei, ma pole pannud eriti. Ma nagu muutsin seda oma mängugraafikut, et ma nagu, nüüd kui mängima hakkan, siis ma proovin kohe peale ärkamist kohe mängima hakata. Ma olen nagu, selle nagu... Ma tahaks seda mingi, mul on praegu suht putsis režiim, ma ärkan mingi 2:30 või midagi sellist. Aga ma ise tahaks ka mingi niimoodi, et ärkan mingi kell 6-7 hommikul ja siis hakkan grindima kuni kella mingi 4-ni. Sa sellisel ajal mängida. See oleks päris fun. See oleks nagu healthy selles suhtes nagu. Ma tahaks ka midagi healthymat, jah. Mul vahepeal, ma praegu täna just tegin selle ärkasin ühes, siis kohe ma äras ärkasin, siis ma siis tegin stretchisin ennast. Ja siis nagu panin selle lingiga. Ma olen ennem ka neid asju lugenud, aga nagu... Et nagu ei tohi, kui sa ärkad, siis ma olen mingi passima moodvisse, mingi niimoodi, see on nagu reegelt unhealthy ja nagu sa ei tunne ennast päeval nii hästi kui võiks. Kui sa mingi ärkamisega mingi äratuskell on, siis paned edasi seda ja ma ei tea. Mul täna olin, jah. No ma teen seda kogu aeg nagu all the time lihtsalt, siis ma kujutan ette, et see on suure impacti andnud mu tulemustele või üldse kuidas mu päevad lähevad. Miks Aadal väikest äkks? Ma halbast Joan. Okei. Mul oli see, et ma olin just eelmine orbiitel. Ma muidu enamasti jammin ka, aga ma mõtlesin, et kuna ma eelmine orbiit olin teda alles 3 bettinud, et ma teen umbes seda sama suuruse uuesti, et arvab, et äkki ma olen out of line, siis mul on nagu tihti 3 bettinud. Ma tean out of line, kui big blind on committed. Seda küll, jah. Ja sa ei taha, et ta shipib mingi 4 pocket'i, mis oleks disaster. Seda küll. Aga ta foldib selle, ma arvan.
Või mingi 2-3 vähem, kindlasti. No, I don't know. Ma arvan, ma lihtsalt checkin seda kätt, sest et me kinda blokime neid asju, mida me tahame välja foldida ja pluss meil on igas muid paremaid asju, mida liidida siin mingi poiss 10 ruutud või 9 või 7 või kas või mingi 3-4 või mida iganes. Tšau. Tšau. Oskar sina? Jaa. Tere, Oskar. Tere, Ranno ja Koit. Ja teised. Lähed Madis juurde täna? Ei usu, aga keegi see numbri saab anda mulle. Thanks. Mis numbri? Team viewer. Kui keegi läheks sinna, siis ma võib-olla kaaluks seda, sest see on nagu, kus seal pole nagu... Ranna, sa elad ta kuskil naabruses või? Jaa, põhimõtteliselt kõrval majas. Mis asi nagu siuke, see on linnahalli juures on te elate? Kinda linnahalli juures, jah. See on kinda mulle just lähedal, sest nagu jalutamistee ja Madis juurde mõeldan, siis ma pean nagu valima, kas grindida või seda sinna minna. Ma ei näe, äkki nagu grindima hakata, siis ma pole üldse väga. Ei saa. Not good idea. Jaha. Martin, sa lähed sinna? Madis tahab noori poisse lihtsalt sauna meelitada. Sauna Madis? Te mängite pokkerit ka või niisama lobisite? Mis asja? Mängite pokkerit ka või niisama lobisite? Kus? Praegu, mis sessin on? Ja nüüd me hakkasime lobisema, kui sa tulid ja hakkasid Sorry. Sa viisid võtsid me. Tegelikult ma tulin pokkeri pärast siia. Airford Pokers. Raha pärast. Jaa, ma nüüd raha pärast praegu. No nii, pane, mis siin toimus? Ma olin ka veits lost juba. Okei. Ma arvan, et me võime natuke suuremat siibetida small blindi vastu. Okei. Ma arvan, et ma läheks suuremas, ma arvan, et ta range on nii kunniks heavy ja ma arvan, et ta ei foldi väga tihti seda turnis veel. Mõtlesingi, et kuna seda range ongi nagu ma ise panin samamoodi kunniks heavy, siis ma mõtlesin, et selle vastu vetin. Mõtlesin, et nagu... Ma arvan, et ta koolib ära mingi pool boti vähemalt kunniks iga ala. Siis oleks nagu bot oleks juba mingi põhimõtteliselt 550, 600, kui ma oleksin saisin, 550. Kui oleks turni rohkem saisin, siis oleks nagu riverisse nagu. Oleks uuesti pannud nagu mingi pool boti, mida arvad? Jah. Kui ta mingi random on. Okei. Kui ta mingi random on, siis... Siin ma panin whale'iga vähe, ma ei tea, miks ma nii. Ma tahtsin 200 vist üldse algus petti, ma panin 100. Jah, ma tahaks rohkem. Kindlasti. Razy Daisy. Aga ma ei ole kindel, ma mõtlen. Kinda sucks, sest et me tihti petime. Mida ta välju petib siin? Ma mõtlesin, kas tal on siis mingid 9-10, mõtlesin, et ta petiks. Aga mõtlesin, et tal pole liiga pisalt tihti neid asju siin. Ma arvan, et see mingi nagu statile poolest ka siuke mingi. Ma koolisin ära just, siis mul on õigus ka. Ma ei tea, mille pealt üritas mind maha foldida.
arvan check raisiks pigem. Ma lihtsalt ma petin seda flopi. Lihtsalt heiti meid piisavalt palju. Jaa, see on see spot, kus sa kuradi mingis videos ka oli, kus sa rääkisid, et sa check raisid nüüd spotte ja see on räägilt profitable su jaoks. Ja kui see tüüp petib palju once we're checkime tema, nagu kui ta float bet on kõrge või mingi, või sul on mingid riidid, et ta on siuke stab happy tüüp ja combined with wide reflop range, siis ma arvan, see on hea koht. Eelistaks muidugi poti kunni, aga it's fine too. Tema paneb siis mingi 105, sa paned sealt. Pa tagasi korraks koit flopile. Ja siis ütleme, et ta koolib ja tuleb mingi... Ta vab 105, ma panen mingi 340 või midagi sellist. Kui ta seal juba koolib, siis sa põhimõtteliselt shut it down'i või mingitel asjadel lähed edasi või? Ma lähen edasi ässal, obviously kunnil, mutil ja potil. Ja ülejäänud asjad siis nagu annad alla? Jaa, täpselt, kui ta juba continue'ib selle vastu, siis järelikult on midagi on. Ja point ongi see, et lihtsalt võttagi low stab teha nagu, low stab võtta botile ja unimproved lihtsalt alla anda. Sest ma arvan, et kui me reisime, foldib nii palju asju ära ja kui ta foldib igast palju asju, kui me eeldame, et ta foldib väga palju asju ära sellele reisile ja siis järelikult ta jätkab, siis järelikult tal on tõesti midagi väga decent. Ja temal selle C-beti vastu on nagu ilmselt lihtsam mängida kui siukse check raisi vastu, eriti nagu teeme temal lihtsalt elu raskeks selle stackiga ka. Palju sa turni paned siis? Turni betid ainult siis, kui sa mingi improve'id ka. Ma ei pane väga suurelt nagu. Ma panen mingi, no stackid on... Oota, kui ta check raisi koolib, siis sa betid mingid random turni ka. Oota, kuna ma arvutan. Uudistat on float bet, ma eelmine kord pidin küll panema, aga ma ei pand. Ma panen seekord siis. Float bet oli selle nimi või? Jah. PT4. Kui me reisime ta koolib, siis mingi 830 või midagi sellist rafli on turni spot, siis ma mõtlen. Ma panen mingi 275 või midagi sellist. Kui kui poti tuleb, ma võib-olla üldse ripin sisse, aga ma pole täiesti kindel. Jaa, siis ma vist joen. Kas nii, et kui poti tuleb või king või... Kas ma tasub üldse jätkata ilma poti või kingi või kunita? Ei jätkagi. Jaa. Kui tuleb poti, ma ripin all inni ja kui tuleb kunn või mutt, siis ma panen mingi 1/3 poti. Jaa. Oota, pane tagasi korra. Miks sa päreldud törni huvi pärast küsin? Miks ma expectin selle tüübil on nagu mingid ace-size'i ja mingid teemad, ace-size'i. Ace-side'i vastu. Reasonable, jah. Et nagu neid on pisalt, et see mulle suurelt. Aga kui sa attackid ace-size'i, siis miks sa nii suurelt said? Et ta viskaks ära. Sa arvad, et ta viskab väiksemale, aga ace-side ära? Ma sel hetkel arvasin, et see on see, kuidas ma ära feelisin, et nagu mul lihtsalt midagi 200 on, siis nagu äkki ei pane maha oma ace-stacki. On siis 301. Jah? 300? Jah? Ma ei tea, ma just ise arvan, kui sa... See 300 on nagu, see on nagu 10% maha, see on tegelikult suur nagu, et see on reasonable. Nüüd on mingi Ace-5 või Ace-4 on, mida ta veel võib jätkata 240. Enamasti kui ta on poiss S9 ristid või S8 ristid. Ja kui sa targetid neid asju, siis ma arvan, et sellele väiksemale size'ile ka välja. Lihtsalt need korrad, kui ta siis olema peaks mingi paar, siis sa lihtsalt investid vähem nagu sellest kätte. Ei riski nii palju. Aga võid safe või ka minna ja bettida suurelt, aga lihtsalt risk-reward on teistsugune. Äkki koolib mingit roosi ka vaata väiksema size'i vastu, aga foldib suurele. See on ka nagu valid point suuremalt minna võib-olla. Ma arvan, petiks flopis, ma arvan, et lihtsalt
ja ma vaatasin ka, ma tahtsin meil on best hand. Ma mõtlesin, meil on enam suht tihti best hand ja siis nagu tal on mingi Broadway kombod siin enamasti. Check race'i nagu nii neil. S7 saame väljutas, 6 saame väljutas, 8. Plastron. Ma ei tea, kas turni me peaksime enam pettima. See pani 6 sisse, see pani 11 sisse, kas tasub siin ära seda ikka? Fold, ma arvan. Mis see? Fold. Ma olin hästi segaduses siin. Ma arvan, see on fold, eriti kui see tüüp koolib niimoodi ja jätab seda 34 taha. Jaa. Aga see S9, kus me puutame taasime, ma ei tea, kas me peame turni pettima. Meil on piisavalt showdown väljut ja tal võib still olla Queen X ja range'is. See pett on mulle ka praegu, ma vaatasin kahlasena, et see Queen hitib ta paremini kui meid vaada. Siis nagu, jah, täpselt, meil on showdown välju olemas. Siin ma saisiks way suuremalt. Ma lihtsalt teeks mingi pommi, et nad pigem panna neid spotti, kus nad tahavad mitte piilida, vaid pigem rippida oma paare. Ja ma teeks mingi 300k roughly. Jaa, et nad iskaks... 340k, midagi 320k, midagi sinna käin. Et King Queeni viskaks ennast ära. Jaa, täpselt, et no ma ei taha, et ta koolib mingi käsi. Et tahaks maks väljut võtta. Tahaks, et ta showeks, tahaks, et ta oleks spotis, kus ta ei saa nii head price'i, et ta mõtleb, okei, mul on 10 või 9, et ma lihtsalt koolin ja vaatan flopi, vaid ta mingi, fuck, ma ei taha koolida, aga samas ma ei taha foldida ka. I guess I'm gonna go all in now. Check. Ma arvan, et checkin, sest et esiteks, kui me nüüd hakkame, kui me nüüd petime seda kätt ka siin turnis, siis mõtle, mis meie checking range'iga juhtub. Meie checking range'is on siis toimust ainult ace hide or something nagu. Ja see on just liiga weak. Plus, kui me checkime, me laseme tal bluffida mingid käsi ja teiseks me laseme tal value down'ida ennast mingid käsi. Ja plus two streets me nagu halvemalt ei saa. Aga kui tal on mingi 8-9 suited või tal on mingi Queen 9 suited või mingi whatever, mingi kõrdi asi, mida ta tahab bluffida või ta tahab mingi 4-5-6 bluffiks keerata, siis me anname talle selle võimaluse ja siis me anname talle võimaluse value down'ida ennast 10x kätega pluss tugevdame oma checking range'i. Meie checkimisrange peaks mõtlema, et peaks kogu aeg ka mõtlema, et nagu meil oleks kõik range'id protected. Ei ole väga oluline alati, aga nagu mingid randomite vastu see teet ei ole nii oluline ja in general see ei ole nii oluline, aga lihtsalt see on nagu midagi, millele mõelda nagu, mis juhtub su range'iga, siis kui edasi. Ma ei tea, kui oluline see balance on, aga ma lihtsalt ise paratamatult hakkan mõtlema nii nagu. Ma arvan, et see on hea pigem. Thought processi osa nagu, aga noh, lihtsalt tuleb mõelda nagu kogu range'ile vaata, aga noh, tihti ma alati ka ei tee seda, kui ma mingi mitu lauda mängin ja olen mingi narrow-minded state'is. Aga tuleb lihtsalt küsida küsimusi endalt, nagu mis juhtub kui mu range'iga, kui ma otsustan seda osa siin nii mängida või kui ma betin neid käsi või checkin neid käsi, mis juhtub mu range'iga nagu. Et kui nagu, when it comes to thin value betting, sa pead lihtsalt natuke konservatiivsem olema ja natuke rohkem mõtlema nagu, mis juhtub, vaata, nagu mis su range'iga juhtub, kui sa otsustad mingi käsi thin value bettida mingites spottides. Ja näiteks kui tal 10 on seal käes, siis kui me petime turni ja ta reisib, või tal on emad 10, mis ta võib vabalt ka nii mängida. Ja ta reisib neid turnis, siis me on mingi puke vaata spotid.
aga me checkime, me saame ilusti realize equity check call'ides, pluss induce'ime mingid bluffe, aga me petime seal turni, siis ta põhimõtteliselt alati foldib oma bluffid. Ma ei follow vind seda kätt, kus tahad, sa võid uuesti panna? Ei, siin polnud midagi võitud. Okei. On see sais, jaa. Mulle see selle kaardiga ta range läks pisalt palju tugevamaks. What do you mean? Et nagu mingid, kui ta peaks olema mingid backdoor, no tegelikult me blokime. Queen 10 blokime ka, tegelikult ei läinud ka samas, me blokime. Ma arvan, see kaart on irrelevant, ma arvan, et tema range on mainly boys 6 heavy nagu. Ja siis sedagi koinest, et ta nagu... Ja boys 6 ei foldi. Kui ta flopi juba koolis, siis nagu... Ja ta foldib nagu ace-side anyway, nagu ükskõik mis size me teeme turnis most likely. Kui me just mingi mega mini-size ei tee, aga see on väga mõttekas. Igal juhul ma arvan, et ma size'iks turni suuremalt juba sellepärast, et meil on väga palju bluffe, arvestades me avame buttoneid ja turni kaart tõi lihtsalt mega palju naturaalset bluffe. Ja ma arvan, et boys X ei foldi any size'ile basically. Seega ma arvan, et turni sa võid pommida nagu. Ma ei saa tal poiss ka oli, ma võitan, mis ta raisis. Sest et turnis ta ei foldi ever suurele size'ile poissi, aga mingitel riveritel ta võib foldida boys X-i suurele size'ile. Seega ma arvan, et selles käes on oluline turnis minna for maximum value nagu. Ja riveris võib-olla mitte nii suurelt. Olen muidugi riveris, oleneb vastasest. Mu praegu on riveri size väga okei, jah. Ma läheks turnis suuremalt ja riveris natuke väiksemalt. Mul lihtsalt ta ei viska selle peale poistiks kindlasti. Poiss viis suited seal, sest nagu ma ei tea, kas ta koolib seal alati nii suure pommi. Aga ma ei ole kindel nagu. Võib-olla, kui sa arvad, et ta koolib, siis muidugi mine suuremalt nagu. See on nitt, sellepärast ta foldib kõik on seda. Muidu ma ei ava seda. Suuremalt, jälle sama case või? Ma nüüd jätan, kui on nagu BBL short stack, siis ma saad suuremalt. Vaata, mis juhtub, kui väikseid saise teha. Leidsin selle käe üles minnes. Vaatan mingid käsi, mis ma sinu vastu sitasti mänginud olen, Ranno. Minu vastu? Jah. Me oleme battle'inud või? Hiljuti või? Ei, üks kuu keskel. Ma kogu aeg annan selle stack ära lihtsalt. Ma mõtlesin, et sa tead ikka, et see olen mina, ma ei tea. Ei tea! Mis asja? Mis su user on? Phil Collins. Lol. Ma stackisin sulle selle ralli FD võidu põhimõtteliselt tookord, ma mäletan. Ma ei tea, see on mingi paar nädalat tagasi. What? Seda vittu, ma olen mingi nii palju entertainment väljult kaadanud sellepärast, et ma ei tea, et see... What the fuck? Mul on mingi mental liik, et ma ei saa nagu su vastu normaalselt mängida, ma hakkan üle mõtlema, et see mängib sinu kasuks, aga ma ei tea, kuidas sellest üle saada. Pean midagi mõtlema. See on nii tüüpiline, et seda võib juhtuda, sest kui ma ise mängin ka mingit head vastaste vastu, siis ma ise mõtlen ka räägilt. Mul on mingid Fedor Halsile netis käsid kinni maksnud. See on mingi, et kui sa oled nagu kuskil oled natuke tuntust kogunud mängija, siis sul on nagu nii laivi seal laudades, näiteks sa oled pinkinud midagi suurt, siis järgmine lähed laivi, siis kõik annavad mingi oma foldin sulle siit laindi, ma ei hakka su vastu mängima. Daniel Kolman rääkis seda oma podcastis ka Joey'ga, et kuradi see, et inimesed arvavad, et sa oled superikuud, on nii räige advantage sulle lihtsalt laudades ka, et see nagu teevad nii rumalad asju, lihtsalt viskavad nagu mingi equitit minema lambist kogu aeg ja siis näitavad, ma ei tea. Ja inimesed mängivad Phil Live'i vastu mega halvasti, sest et
kui nad on Phil Ivy'ga käes, siis ainuke asi, mis nad suudavad mõelda on see, et ma mängin Phil Ivy'ga praegu. ja, võtsi. No mul on sama umbes, kui ma Rannoga mängin. Kui me see Saaremaa turna oli, siis ma bluffisin Markult 3 streeti, siis ta läks, see oli siuke spot ka, et ma nagu mõtlesin, et ma enne mõtlesin, et ma nagu ei suuda, et ma julgen Markult bluffida, mul oli see, et ma mõtlesin, et ma tahan selle nagu mingit, nagu tahaks ära teha, siis ma tegingi selle ära. Siukes spotis ka, kus ma nagu leveldasingi Marku ära kusjuures, et see oli, ma avan Pattonilt, Naksar oli big blindil, siis ma avasin mingi 10-5 offi ka, et Naksar on nagu veits nitisem, suht ikka kõvasti nitisem. Ja siis, aga Marko oli SPL-i taga nagu flatis mind S-poisiga ja siis flop tuli Queen 9, mingi 3 Rainbow. Ja siis ta flopi CBT koolis, Turnis koolis ka ja siis ma panin kõik Turn ja River tulid täiesti blangut, siis ma päraldasin Riverit ka, siis ma mõtlesin, et Marko ei expecti mind never seal, et mina bluffin seal teda selles spotis, kus ta range on nii tugev. Ma ei usu, et ta mõtles nii, aga... Ei, me rääkisime selle pärast ära ka kusjuures läbi, et oligi nüüd arvaski. Mitu BB-efekti talastasite, miks ta üldse flatis Puttoni vastu S-poissi small? Mattias ütles ka talle, et ma tahaks pidanud selle 3-bet ära stackima. Me olime, ma arvan, mingi 40-50 big blind olime. Easy. Midagi siukest. Ma tahaks küll... See oli lihtsalt siuke spot, kus ma nagu läksin selle oma hirmu vastu, et ma nagu arvasin, et ma ei julge nagu Markut bluffida üldse, ma ei julge nagu võtta mingi spotide vastu, siis ma tegin ära selle. Et see läks läbi. See on mega delusional, ausalt öeldes. Täpselt nagu Oscaril on see minu vastu mingi, et mõtleb üle. See on lihtsalt mingi... See on mingi hallar asi lihtsalt. Väike vinn on, et ma olen vähemalt teadlik sellest, aga nüüd on vaja lahendus leida. Ma tahaks näha neid käsi kusjuures. Mul on neid käsi tegelikult rohkem, ma pean oma kuradi... Ma olen review'ks märkima, ma pean pärast vaatama. Ma praegu leidsin ainult 2 tükki sellest turnast. Sa ei taha näidata Oskar neid käsi üldse? Ma just panin 2 kätt sinna chatti. Ma mõtlen, kui mul saab see turna läbi, mul on mingi... mul on Mark Ädendega sinuga edasi teha, ma ei taha teha. Siin on 2 tundi. Sul on 2 tundi aega või? Siin on kella 5. Ma mõtlesin, see turna saab läbi ka. Samas mul on nagu mingi veits marked enda ka, et... Vaatan sinu omad ja siis peab üle, ma vaatan, kas ma leian kohe kõrval. Mul on... Paned mu on the spotsi ja ma vaatan kohe käed välja, ma pole ise neid vaadanud. See just do it. 7-8 oli hea mees. Ma tahan ka näha. Petin niimoodi, et saad seal rahulikult põhimõtteliselt isegi koolida ja siis lõpus maksan kinni. Kõige aegem on see, et ma mäletan seda kätt, aga ma või arvasin, et siis sina, kelle vastu ma mängin nagu... Vaatake seda kätt, no. This is how I do it. Aga sa tsekkisid Riverit või? Ma poleks tsekkinud. Ma oleks ka petinud. Ma poleks tsekkinud praegu. Ma oleks Aganteriga natuke suuremad saisingut teinud, siis võib-olla poleks jõudnud Riverile. Mulle ei meeldi see flopi saising üldse praegu, kui ma vaatan. Ja, ma arvasin, et see on weak, aga tegelikult see oli strong. Tegelikult oli strong, Ja ma mõtlesin seda, et lihtsalt ICM-wise ma saan sulle pressureid panna mingitel run-outidel ja mul on nagu head implied oddsid. Ma sain, selles suhtes normaalsesti mängid, ma arvan. Sinu poolt. Kui see nii saab... Ootsid olid, ma panin nii väiksed pette. Turnis sa improvisid juba, siis ma panin ka suht väikse pette tegelikult. Ja siin ma sittusin täis ennast, oleks pidanud Riveri ka vist panema. Ja saisime ka suuremad kõik tänavad. Võib-olla flop oli okei, aga Turnis suuremad. Jaa. Kindlasti. Oi, see Riveri tsekk on küll. Ai, Oskar. Ma olin nii tiltis peale seda kätte. Ei, aga äge. Mida fuck, miks ma ei teadnud, et see sina... Oleks nii palju funnem on. Nüüd ma kaotsin oma edge'i ka laudades ära, nüüd sa tead, kas ma olen. Ma veits arvasin, et sa võib-olla ei tea, kas ma olen, aga ma suht kindel olen ikkagi, et sa tead. Okei. Aga veits arvasin, et sa äkki ei tea. Mulle ei meeldi niimoodi, et mul
nagu mingid vennad mängivad ka tallis salanimedega, kelle vastu ma ei tea, kelle ma mängin, aga enam... See on jumala leim selles suhtes, et nagu lihtsalt nagu me mingi ühise grupeeringus ja siis on mingid tüüpid advantage siis. Ja. See on nagu super leim, et see saab olla niimoodi. Aga nagu ma ei tea, minna Madisele kaebama või mitte, ma ei tea, see on nagu... Ei ole mõtet, eks igaüks teab enda valik, vaata. Ja see on nagu enda moraalne... Sa võid praegu ka oma nime ära muuta ja minna undercover, kui sa tahad. See on Vinamaksi siis iga pool aasta tagant võimalik. Ja, eks see peabki nime muutma, et see nagu kõik teised muudavad nagu... Vahet pole, et see nagu Tõnis nii teeb, ma mõtlen nagu kõik need teised regularid ja asjad, et kui sa nagu oled kogu aeg sama nimega, siis saad nagu lihtsalt selge target, lihtsalt mingi näiteks see mingi XXHPC oli kunagi hoopis mingi Timmi Viiv ja mida ma ei tea, mis iganes regularid siin kunagi kõik olid, aga neid regularid ma pole nagu ammu näinud, mis nimed alguse said. Ei, peaks vist ära muutma küll selle. No siuke nõue võiks olla, et sul peab päevikus olema aktiivne nimi. No... Vau stiil või? Selles suhtes, sa võid Madisega rääkida, et sa Tõnis ja saaks oma nime varjata, see oleks nagu reaalne küll ja vaata, et nagu sa lühatasid, kas see on ükskord mingi mõned kuud tagasi hakkab lambist rääkima, et oli meil sess, passib, Koit, mis su Foltu 3-bet on, et tulnud hakkas nagu mingi nina lõõruma, et lähevad minu vastu mingid 3-betid läbi. Nagu oli mingi 3 korda oli juhtunud ja siis passib tuleb sükest asja rääkima, aga see on nagu... Siis nagu mis ta sellega tõestab, et ta nagu on mingi undercover nimega ja siis lähevad muumid mu vastu läbi. Mul on mingi 30-käene sample, ma ei tea, kes ta on. Ma tean Tõnisi nime, aga ma ütle. Aga Koit seda kätt mäletad, kui sa minu vastu 5-4 office'us shovesid 50 PB sisse või? Ma tegin mingi spiu, ma tein su vastu küll mingit spiu. Oota, kuidas ma shovesin? Niimoodi, et sa avasid, siis ma tegin mingi jõhkra triibeti, mingi 4-kordse Big Blindist, vaata. Vist muttidega tegin. Kas ma riverdasin ära? Ei. Kus ma riverdasin ära ka räägelt vastu? Kus ma jäi? Ma teen nagu enda tuttavate vastu, ma spiuin ära nagu sõprade, mul on see liik, et ma nagu... No see mulle sobib. Tendin nagu sitemini mängima lihtsalt nende homide vastu mängin kehvemini vahest. Sa oled turra fluffer siis? Panen mingid... Teha reegile vastu see suur triibet, kui suures küll. On jumala hea asi nagu nõrgemate vendade vastu teed nagu põhimõtteliselt rohkem eeriga ja siis nad annavad alla ja tugevad vennad just vaatavad, et see vend ei saa siin hea käega olla ja panevad sulle otsa ja hakkavad bluffima. Tihtipeale on, ma ei tea. Ja see, mis sa ütlesid, kas see oli 60 PB efekti või seal 40 PB efekti, see suur triibet, see töötab hästi. Mulle on saanud edu küll. Paljud nagu käed ma saan võidangi ära, mis teinekord võib-olla läheks flopile ja siis teeks seal mingid vigu ja asju, aga ma olen lihtsalt neid botte rohkem maha võtma hakanud. Siin ma tegin lihtsalt exploitable väikse 3-beti. See on finaallaud, siis ma skoopisin kõik jälle finaallauda jõuvad nendest 10 eurist. See on kõik nagu ei ole tugevaid mängijad kunagi, see on nagu nii hea. Vahest mõni on, aga enamast ei ole. Koit, sa mängid 50-sid ka või? Praegu mängin, pole palju pannud. 50-stest soovitan mängida starterit, magnumit ja top-beat'e küll. Teised on nagu average field, see ability on kõrgem ja kui sa mängid neid 50 eurosid, näiteks mingid rush hourit või go fast'i, siis neid ei ole mõtet mängida, isegi headel regudel on seal ülipikad break-even stretchid ja ajad lihtsalt variatsiooni sureks. Mis te rääkisite praegu, et? No, et ei ole mõtet mängida näiteks neid 50 eurosid hypereid seal vinas, et seal ajad endal variatsiooni suureks ja okei, sa võib-olla selle mängu pealt teenid mingid eurid, aga need eurid sa teenid kuskilt teistest mängudest nagu palju lihtsamini. Täpselt, ma ise hakkan ka, ma nüüd Starsis lõpetan ka mingi reg battle'imise ära ja värgid, nagu ma hakkan ka table selectima, hakkan vaatama, tõmban kõik mingi urkasaidid alla ja vaatan mingi MPT schedule välja endale, kus on parim välja nagu. No Vinas on hea, ilmselt ja siis 8-8-8 ka, ma arvan, kui sa seal mängida suudad. Täpselt. Vaadake kuulerit finaallaud. Mida sitem soft seda paneb?
ja näiteks vaata Pocket 5 siis top 100 regud mingi, seal on isegi sellised vendi, kes on mänginud, kes on cashinud turnades mingi mitmeid miljoneid, aga on plussis ainult mingi 20 000 näiteks, mingid haiged swingid on lihtsalt ja on seal top nagu 100 ja siis inimesed vaatavad, et see vend on nagu... Ma rääkisin mingi high-stakerite graffidest ka, et need on niimoodi, et nagu mingi 4 aastat tagasi viitisid 500 kraadi ja peale seda nagu pole midagi tulnud, lihtsalt mingid siuksed graffid on. Mingi need, kes high-stakes mängivad. Kõige retsim graff on sellel joonil, olete näinud Busto Ville, vaadake Sharkscope'i. See on see Johki Mainen või? Jaa, nagu mida vittu nagu. Võta MTT-d ja pane Busto Villena. Mis? Lihtsalt kirjutan Busto Ville. Pokerstar siis? Okei, ta on mingi Massive Hiti saanud hiljuti, okei. 150 tonni. Aga ta on päris palju auku pannud siin 2013 alates. Siuke kahva. Nagu mida vittu, ma vahepeal vaatasin seda. Ta on nagu... Ta vist ainult reekpätleb ja mingi rahva pidasid või? Ta mängib mingi ta average stake on 2 setti, jah? Jah. Retarded nagu, ta just raistab. See on see täitsa retarded, ma nagu... Mul oleks mott nii maas, kui ma peaks siukse niimoodi möllama. Jaa, täpselt, ja kas näiteks vaatab minu... Ja siis kohe kaotas täiega tagasi ka vaata peale hiti. Vaata minu 110 kuni maksimum graffi. See on ka nagu täiesti joke. Täiesti nagu raiskan oma aega. Aga vähemalt see on kogemust. Ma lohutan ka ennast sellega, ma loodan, et see kunagi nagu realiseerub ka. Mängisin see nädalavahetus mingi 750 eurist, no ma sain 150 peale sinna, mängis mingit EPT satti. Kolm enda said EPT-le, 4 sai mingi normaalse summa ja 5 sai min-cashi, ma jäin 6. Cool story. Aga sain kogemust, sain teada, et need vennad 7 sotist mängivad sama sitasti teinekord. Nagu vähemalt oled break-even. Jaa, sa pole lihtsalt 100 miljonit pinkinud, jäid 9. oleks võitnud, oleks see graafik hoopis teistsugune. Jaa. Seda küll. Näita seda graffi, seal on mingi epic 70k swing või midagi sellist. Oi. Ei olegi. Okei, sa filtreerisid seda teisiti. Sul on sotis ka vist sees siin, aga jah. Ma panin soti. Vaata nagu low ja mid stakesi. Ei, aga tegelikult ma arvan, et kui sa seda niimoodi, aga kas sa niimoodi oled vaadanud, Ranno, et sa vaatad nagu need high stakesid, rake speedid versus turbod nagu? Ei ole kui suures. Et võib-olla nagu turbodes läheb, võib-olla rake speedid on normaalselt toon nagu. Ma ei tea, võib-olla, et ma ei kujuta ette, sest et just nendel top 100 vendadel oligi, et näiteks mingi 44-taalane turbo Starsis oli kamba peale põhimõtteliselt break-evenis, mingi 17 000 sample mänge. Ja siis need 82-taalased hyperid, mis seal on, pidid ka täiesti mõttetud olema. Aga mingisugused Sunday milkud, warm-upid, piigid, need on nagu, need on tegelikult mõistlikud ilmselt, kui on bankrolli neid mängida. Kunagi võiks Sunday mill ära sippida. Tegelikult võiks mindset selline olla, et nagu vahet pole, kus see raha tuleb, peaasi, nagu tuleb ja stabiilselt peale. See dream ongi see dream, et pinkida mingi turna, ongi see, mis sacrifice'ib su EV-d jõhkralt. Ja minu arust see dream tegelikult hoiab neid turnasid nagu elus ka, et paljudel on see dream, vaata, siis ongi, nad ei arvesta oma skilli ja nad lihtsalt jahivad seda nii-öelda seda numbrit seal taga. Nagu, sa paned lihtsalt kogu oma pokeri karjääri, nagu su dream on lihtsalt pinkida üks turna ja sa paned kogu oma lootused sellele, kuidas sa ühel turnal jooksed nagu. Tegelikult see on nimelt retarded ju. Ja ma ise olen siuke tüüp on pikalt nagu lihtsalt mingi dreami taga, mingit illusiooni vaata ja mängin võib-olla mänge, kus mul ei olegi üldse nii hea win rate ja sacrifice'in oma EV-d ja fucking oma mindi nagu lihtsalt for no fucking reason nagu. Ja pigem nagu tegelikult, miks me üldse mängime seda mängu enamasti raha pärast, no meil ongi raha pärast. Aga kui meil on mingi delusional dream, et pinkida mingi turna või olla mingi hea mängija või mingi crashida mingi reege, siis see lihtsalt siis käime vastu sellele, et me lihtsalt ei teeni piisavalt palju raha nagu selle pärast, see lihtsalt sacrifice'ime oma EV-d jõhkralt nagu. Pigem endale mingisugune
paarisajane roll tekitada mängides mänge, mida sa oskad mängida ja siis sa võid lollitada teinekord, tõmbad mingisuguse live shot'i lubad vahele, vaata, kes ei mõjuta su nagu seda mindseti ja bottom line'i nii rängalt nagu. Fedor ütles, et ta ei mänginud, et siis, kui ta selle 100 kaasa ära võitis, siis juba oli tal enamus action endamast, aga enne seda ta ei mänginud ühtegi live turnat niimoodi, et see oli üle 2% ta rollist. Et nagu enamasti ainult 1% ja midagi. Et noh, peab 100 buy-in'i reegel nagu laivis. Just jah. Huvitav limp. Mõtlesingi. Ma nagu kogu aeg ei limbi, aga ma olin mingi shorti, siis ma polnud juba, tegelikult need olid siin suht huvitav, jah. Kogu aeg ei tee seda, aga ma mõtlesin, et tahan kindlalt action'it saada ilmselt. Aga kui ma limbin, siis limp koolid aine. Hallo? Jaa. Kusjuures, jah, Big Ben on vist Titan, jah? Jah. Aha. Jah, mis mõttes, okei. Vastavalt käsi on küsimus tekitav kindlasti. Nii. Kas siin on nagu... Mis sa arvad sellest? Siin see on see vend, kes limpab niisama. Ta see gold call on 30 siin. Ta on just... Palju EP avab? EP avab... No EP-lt on 12. Suht tait, vaata. Kas see on see progre turna või? Ei, see on ring. Siis ma mõtlesin, et me oleme nagu 8 left ka ja siis nagu... See on nagu... Kas see on top heavy payout või? See vend, jaa, täiesti top heavy. Jaa, et see ISM vahel on kindlalt nagu fold. Ei, see ma arvan foldiks seda. See on fold väga kindlasti. Veiko, miks sa šoved 9-4 offi finaallauas reis? 9-5 off oli. 9-5 off, sorry. Ma tegelikult elasin sulle kaasa, ma reilisin see turnat seal. Okei. Ma olin veits tiltis vist. Ei tasu minna ja see, et sa ütlesid, et sul mingi pressure tuli peale, kuidas ma mõtlesin, et nagu, kuidas sul see pressure tuleb peale, kui sa oled nii turniine nii palju mänginud nagu? Või on sul lihtsalt nagu praegu nagu finantsi lihtsalt kehv, et sul oli vaja kindlalt seda võitu sealt bookida, et siis võib-olla paned endale ise mingi pressure peale, ma ei usu, et nagu... Ei, parim seis ei ole nagu selles mõttes. No siis ongi see, et vaatad, et mul on vaja siit mingi score lockida ja siis hakkad mõtlema üks valedele asjadele turna finaallavas. Ma ei teagi. See 3-dega call, nagu see pani mu mängu täiesti off nagu. Oleks pidanud tegelikult foldima selle. Tegid nagu mingi vea või? Ma nii täpselt jälgin, ma vaatasin, et sa nagu teed 3-betti ja ei olnud nagu vaakumis seal mängisid nagu normaalselt, siis said veel selle river pinki ja stack üles, siis mulle tundus, et kõik hakkab minema. Ma ei tea, kui sa tahad, võiks pigem seda vaadata. Mis turnad on? Mis sa räägid? Mingi Veiko deep runneri nagu. Ekstra 4. koht. Jah. Ekstra, see on ju mingi miniturna, kuidas seal saab mingi pressure olla. Mul on see nagu life rahade pressure, mul kogu aeg see peal, aga ma nagu ei mängi, sellest kui grindi ma hakkan, siis ma alati nagu ma võidan. See on nagu mingi, aga ma keeran need suured, kus on mingi nagu normid, nagu mingi 5K pluss siuksed, sellised ma olen teinud perse keerama kusjuures. Või noh, kõik mu mingi 4 või 5 siukest, kus on deep run'i, kus on 5 kohale esikoht peale stormi, ma olen kõik keeranud ise perse. Ma keerasin oma Scoobi... Kõik, absoluutselt kõik. Olen ma ise ära spjuvinud. Sellised ma teen ära spjuvima, aga mingi ekstra, see on nagu mingi... Seal pole 1K, seal on mingi 1K top. Ei, seal oli vist päris, see oli mingi
päris hea oli vist too päev. Tonn 400 või? Tonn 500 vist. Ei jah, ei tea. Teinekord kutsu endale mingi kõige lähedasem pokkerisõber Skype'i juttu ajama, kui sul siuke tunne on, et sa ei mängi nagu kõige paremat mängu ja siis tahad küsida kohe mingit feedbacki kellegilt, keda sa usaldad nagu. Instagram on selline, et mul läheb siis ka putsi. Sa läksid, sa tegid mingi vea ja siis nagu train wreck'is su mängu või? Jah. Sellist hetkel, kui sa teed mingi vea, siis esiteks pead nagu realisima seda, et me oleme inimesed, kes ongi olemegi imperfections nagu. Me oleme just nagu, see on nii loomulik, et me teeme mingeid vigu või eksimusi, hindame mingeid asju valesti mingitel hetkedel, eriti kui pressure on peal. Ja seda pressure'it ära võtta kui negatiivse asjana või proovi seda pressure'it võtta kui fuel'ina mängida veel oma paremat mängu nagu. Ja kui sa nagu teed mingi vea, siis realise'i, et see on lihtsalt step towards nagu becoming the best player you can be nagu, et sa võtta lihtsalt seda kui arenguna ja proovi õppida sellest veast, mitte ennast üles biitida selle pärast. No, eks ma üritan, jah. Eriti kui sa mingi FTS oled nagu, siis sa pead lihtsalt kuidagi mitte nägema nagu täiega mängu. Mitte nii narrow'lt nägema seda, et sa tegid vea ja siis nüüd on putsis ja see, et sa tegid ühe vea, siis põhimõtteliselt see peaks su kogu mängu ära lagundama nagu. Ma ise olen ka olnud see vend, kes räigelt piidib ennast hardi nagu vigade pärast on and off the tables nagu. Aga ma olen realise'inud nagu, et see on nagu väga narrow thing, mida teha. Ja tuleks nagu teistsuguse perspektiiviga läheneda. Kas siis, kui sa oled näiteks midagi sihukest teinud, just vaata, et sa nagu ütleme, et mäng on off sul lennanud, et sa oled nagu räigelt persekeranud, kui sa finaal laosad. Kas siis pole kõige parem niimoodi mõtlema hakata, et nagu räigelt nagu narrow, mitte nagu hästi lähedale nagu kõik oma selle mõtteenergia, et oma lihtsalt mõelda nagu mingi sihukest, kas või mis ma nüüd selle Kunn 10-ga nagu teen, vaata, et nagu üks tipp on veel see, et kui sa tunned, et sa ei suudagi recoverida, siis sa pead lihtsalt force'ima ennast nii tight'ilt mängima kui võimalik, nagu, et vältida ükskõik mis viga, et teha nagu vead selle arvelt, et sa foldid võib-olla mingites spottides too much, aga väldid sellega mingit suuremat viga, tehes neid väikseid vigu, you know? Ja mitte sessi lõpuni on mängid tight'ilt, vaid nii kaua, kuni sa tunned ja oled aus endaga, et sa oled recovering selle nii-öelda narrow tilted mindset'ist. Tundub mõistlik, jah. Kuule, kui sellest seda ütles mulle kunagi juba olümpikus Rain Elmik, et kui sul tilt on, siis võta 5 kätt pausi. Elmik on elu näinud, Elmik teab. Elmiku reegel. Siis sa välja hingame, aga väga hea. Siis nagu mingi loed näiteks 5 ka 5 korda niimoodi, et hingad sisse number 1 välja nagu. Siis nagu niimoodi 5 korda hästi aeglaselt. See raustab ka maha. Ja mis sa pead tegema, kõigepealt nagu sa tunned, et sa tilted ja triggered millegi pärast räigelt, siis esimene asi ongi see, et sa teed nagu mingid hingad sisse sügavalt ja siis see aitab sul minna järgmisele stepile ja järgmine step on see, et sa injectid logic statement'i endale nagu. Näiteks kui sa teed mingi vea, siis sa ütled iseendale, et nagu, et vead on nagu part of the learning process ja need on täiesti nagu inimlikud ja need on fine. Ja nagu kõige kiirem viis mul siin need chipid kõik nüüd ära kaotada on mängida halvasti ja ma pean tegema adjustment'e ja mitte assume'ima, et ma kogu aeg teen perfektseid playsi või võidan iga käe nagu. Kui sul on siuke tilt, et sa hakkad nagu, kui sa kaotad, sa hakkad mega agressiivselt mängima ja arvad, et sa võidad nüüd iga käe nagu. Sa võidad olla nagu aega. Eks me oleme kõik selle Metal Game of Pokeri läbi töötanud. Jaa, üks, no. Kordamine on tarkus ema ka. Seda raamatut, neid asju peab mitu korda läbi lugema. See, et sa ühe korrad seal läbi lugenud, see on nagu täitsa lamp. Ei, ma olen 2 korda. Just hiljuti lugesin uuesti läbi. Mul on ka nagu ootab lugemist. Ma olen mingi 2-3 korda lugenud vist. 1 korra kuulanud, 2 korda lugenud. 1 korra tahan veel lugeda. No, mis ma enda kogemusest rääkides, teinekord ma tunnen, et kui sa pead ise nagu enne ära tabama, sa võid
kui sa lähed liiga ärevile või sul läheb nagu adrenaliin override ib su Recognize, jah. mõtlemist, siis sa pead seda, kui sa juba hakkad tunnetama, et see hakkab nagu tekkima, siis sa saad selle veel nagu tagasi pöörata, aga kui sa juba lased selle momendi mööda, siis on juba teinekord liiga hilja, nagu. Et sa pead kohe endast nagu teadlik olema, tundma seda. Jep. Eriti ohtlik, kui sa multitablid nagu, et siis sa nagu paned teistel laudadel, paned ka auku nagu selle tulemusena kui on laual äritud. Jep. On juhtunud ka niimoodi. Või siis ma ei kuule praegu. Sellepärast mediteerimine ongi mega, annab jõhkrut edge'i ja palju pokkerimängid teevadki sellest, et see suurendab self-awarenessi. Ja kui sa oled rohkem self-aware, siis sa oled more likely võtma actioneid, mis ei triggerda su seda nii-öelda tilt patternit. Sellele Lucky Jewel tuli mingi raamat vist välja, The Yoga of Poker. Vaatasid, koos shippingu oli $14. Talliga ühisürituse teha, et käia seal Vipassana meditatsioonilaagris, kus 2 nädalat oled koos ja siis rääkida oma vahel. 2 nädalat ei räägi mitte midagi. Ma kuradi eile käisin 3. korda joogas juba. Ma nüüd sain aru, mis what's all about, mis sa nagu... Sa pead nagu, teed nüüd harjutusi, sa pead suutma mitte millelegi muule mõelda, siis see ongi asja mõte vist. On nii ole? No, ma ise ei ole joogas käinud, aga see ei ole asja mõte, ma arvan. Vaid asja mõte on pigem lihtsalt see, et nagu present olla, aga see ei tähenda, et sa surud omal mõtted peast ära, vaid pigem sa allow'id ja oled aware nendest ja ma ei tea, ma lihtsalt räägin nagu meditationi perspektiivist, aga et sa oled aware nagu what's going on, sa oled aware enda emotionitest, sa oled aware enda mõtetest, sa nagu võtad nii-öelda backseat view nagu nendest, mitte et sa ei ole nagu, ei identifitseeri ennast nendega, ei ole mingi caught up in your mind, vaata, vaid sa oled nagu aware kõigest, mis toimub ja sa oled present nagu oma keha ja oma mõtete ja kõigega ja oma hingamisega. Et nagu see on meditatsiooni point, ma ei ole joogas küll käinud, aga ma arvan, et see on midagi sarnast. Aga see, et kui sa hakkad nagu mõtlema, et ma pean oma mõtted peast ära saama, siis sa juba oled pointis valesti aru saanud, ma arvan. Kõige floatib. Jaa, täpselt nagu. Päris kaua. Ikka mingi, ei tea, 2-3. Aastat, jah. Ärjast või? Aga ma ei ole mingi väga stable'i seda teinud ja kogu aeg pidevalt nagu. Aga ma olen nagu enam-vähem mingil määral seda teinud ja ma ei ole nagu mingi professional edit, you know. Ja ma olen nii valesti aru ka saanud sellest, nagu ma alustasin sellega nagu nii, meditatsiooniga on nii palju nagu, sellega on nii palju valeõpetusi ja mingi vale infot ja värki nagu. Nice. Aga vaatame edasi. Hea mõte. Vaatame hetke ajad, jah. Breikide ajal tasub ka mediteerida. Saame, ta on mingi fish, ma ei saa ta Jack X-i folli, mulle meeldis pealt. Nah. I mean nagu... Pane mõtet. See sizing on juba bad, kui sa tahad siin mingit bluffi rannida, siis ranni 3 päeva bluff. Pane korra tagasi. Nagu me võime siin mingit korra bluffida, ma tean seda. Aga ma ei tea, kas ma tahan FT-s mingi ICM-i pärast ja... Ei, see pole FT, ma pustasin seda. Sa pustasid juba. Aga pane korraks, oota, okei. Kuidas see pre läks, sa flattisid ja ta checkis ja saaksid petti? Ta limp koolis. Kolmiksi. Okei. See muudab palju. Nii. Sa võid limpida järgi ka, ma ise limbiks järgi, ma arvan. Sest et see käsi mängib nii hästi multivei. Ma hoiame small blindi, big blindi, worst, queen x-id, 10 x-id, sees väiksemad flush draw-d. Ma limbiks seda kätt, ma arvan. Okay. Aga reis on ka fine nagu.
Ma petiks way väiksemalt flopi nagu, nüüd ongi nii awkward nagu, sa ei saa nagu 3 street, nagu siis kuidagi awkwardiks läheb, siis stack to bot ratio, ma paneksin mingi 23, maks 22, 23. Ilmselt ma hästi MTX klipis on suht tihti, aga ma teeks hästi teistsugused sizingud. Sest ma just tal väga palju SX on nagu, mida ta limp callib. Aga samas inimesed siin mina maksis väga foldi munnigi selles suhtes, et nagu ta ei pruugi bossiks isegi foldida. Sa võid nagu, ma just checkin, sest me blokime folding range'i ka nagu neid käsi, mida me tahame välja foldida. Mingi emand 10 ja värgid ja... See on nii haige. Sest ta pole siin kunagi mingit... Üks on Triverit Sammida, ta pole siin kunagi SX-i äkki nagu mingit... Kes tegid nii awkward size'i turnis, et nagu Bryson on nii massive, et Triveris callida. Aga noh, kui ta King Queen on, siis ta obviously alati foldib, aga me ei saa expectida alati seda, et ta King Queen seal on, vaata. Me assumime, et tal on boss 6, millega ta teeb seda protection beti. Aga bet turn smaller ja ship river nagu on decent plan, ma arvan. Aga ma ei ole täiesti kindel, ma ei tea, inimesed just on nii stubborn seal side'il, et nad koolivad nii palju ja ma ise olen nii palju ära bluffinud. Ja suhtes spotti. Kas üldse ei saada üks kätt sinna? Jaa, see on fine, ma arvan. Mingi loose fishi. Mingi loose fishi just. Teeks 2,4. Ma arvates teeks suuremalt turnis, kui see juba... Ma mõeldasin ka praegu. Mingi 6,4. Ta calling range ei jätkunud, nad lihtsalt klikivad nuppe seal Vinamaxis ses suhtes. Et teeks üks size, et saab Riverit Sammida. Ma ei tea, miks ma vettisin, ma nägin midagi valesti. See on nii palju. 6x ja 2x on nii palju, et see on halb vett. Ma just kooliks, ma arvan. Aga ma pole nagu raise on fine, aga limpet bot või? I mean raise on fine tegelikult, nagu see on fine bluff, mida omada siin, aga yeah. Yeah, I mean it's fine. It's fine. Yeah, mulle meeldib tegelikult see raise tegelikult selle nõrga flush draw'ga küll. Polnud ühtegi paari ka, mida meitida saame. Ja ta limpis, tal ei olegi, ta range on nii weak ja mulle meeldib see. See on halb defend, sest avasin, ma tean, see on halb defend, ma vist vaatasin. Sest avasin 11 BB-ga. Ja, eks tal on natuke rohkem stack. Ja, et see on nagu okei, see on nagu hästi nõrk või tugev, aga pigem ma arvan, et see on nagu strong siin. Ja see nagu koolis ka, et see nagu suht kehv koht. Ma hakkasin siin midagi leiutama, see on mingi random, mis ma tegin siin üldse. Siis ma õnneks andsin alla. Oh, heads up, comfort zone. Call. Siin ma tahtsin teada, kas ma lasen tal see kaarti beti enne, või beti ise. Ei, ma arvan, me peaksime väga palju oma range'i siin checkima põhimõtteliselt entire range'ist, et tal on... aga siis ma olin kodus omadega. Seda peaks koolima, on ju? Reisima. Sest ma ütlen, et ta pommib väga tihti ja nii palju halbu rivereid. Sest tal on palju emandiksi ja nii palju rivereid, mis võivad killida action'i sellel... Me ei saa lihtsalt välja, et vaata, kui tuleb mingi 5 või 7 või midagi sellist või 8, siis ta võib checkida emandat järgi, aga ta never ei foldi turnis siin seda. Pluss ta ei pruugi isegi, noh, ma ei tea, äkki tal on mingi 7, ta ei taha foldida neid, tal on 5, ta ei taha neid foldida, kui ta neid otsustab nii mängida. Ja tal on nii palju emandiks, siis raise for value, ma teeks veits suuremalt. Okei. Folda. Ma arvan, võime ühe piirida, sest et ma saan alati kaugele oma stacki, kui me pingime. No. See on halb tõesti.
kui ta siukse flopi size'id jääb, siis see on nagu, ma ei tea, miks täitsa halb. meil ei ole fold ikutit ja meil pole piisavalt ikutit basically, aga Ja. here we go, got him! Siuke tunne, et nagu ma oleks vaadanud neid käsi. Ja ma olen Mattisega vaadanud just neid käsi, mis ma pole siis peale märgistanud. Ma pole nagu väga palju valli kandnud viimasel ajal. mis Mattis arvas sellest käest siis? Oota, ma kohe. Nii. Siin võiks kohe jammida lihtsalt, sest ma arvan, ma teeks mingi 8-9K. ma ei mäleta ka, oota. Mis sa tahtsid mõtlesin, et see võiks nagu, jah. Ma ei ole kindel, kas ma vaatasin, mingi imelik tunne. 9K, aga kinda rõve spot on, kui me petime 9K ja ta showab nagu. Siin, ma Mattisega ma tšekkisin siin. Ei tšekkinud ka, siis ma ei ole vaadanud. Mis asja, ma ei tea. Aga no, mis Maidas ütles selle käe kohta? Ma mäleta kõike. Ma proovin meelde tuletada. Siin oli midagi, ma tegin... Kas ta tõesti jam flop või? Äkki ma eksin. No jam flopis on never bad olla selles suhtes. Sest ta alla potsis, ma ei tea, miks ma ütlesin jamin. See tundub mulle ka praegu kõige. Mingi 2... Aga kui me nagu... Aga selles suhtes nagu... Kui me anyway gedime tema vastu inni, siis miks mitte bettida 9K ja bet call'id off'i. Siis ta võib vahel soeda mingi käsi nagu... Sellepärast ma vist selle 12 paningi. Niisugune call'i flop, ma ei tea. Ta on niisugune taidim tüüp ka või? Ma ei saa stättidest midagi aru, et siiamaani. Täitsa tait küll ja. Fold 3 bet 0. Ma ei ole täitsa tait. Palju ta fold to C-bet on? 67. Siis on vist check, turn, fold või fucking awkward spot nagu. Ma arvan, me võime siis bettida mega väikselt flopi ka ja expectid, et ta ei floodi meissa väga tihti ja ma ei tea, me saame nii hea price'i nagu. Aga lihtsalt, kui tema range on ainult paarid ja 10 X-id, siis me isegi ei saa price'i vist nagu close'ilt jääb puudu, et bet call'id off'i, kui tal ei ole mingi random asju seal. Seega, kui ta on tüüp, kes foldib palju C-betidel ja ei ole mega splash'i ja on nagu disciplined enough, siis me ei saa bet call'ida. Ja me ei taha flopi ka soveda, sest et mis halvem call'ib nagu. Ja me denaime ikutit, aga me samamoodi denaime ikutit, kui me betime 9K seal või 8K ja anname alla, kui ta vasta shipib over. Kuigi see tundub ka mega nasty, sest me oleme nii palju raha botti pannud ja me saame nii hea price'i. Aga ma alles hiljuti jooksin sarnast spotti ja põhimõtteliselt nagu võib bet fold ja seal, kui me expectime, et tal alati on paar. Enam 2 paari. Mida vaatame lambist mingid järgmisega. Kas see on fold? Ma arvan, sest ta paneme siukse squeeze'i ja siis ta nagu ei jammi üldse. Ma lihtsalt ühegi nõrgema paari sinna ja siis vaeme. 7 ja 6 ta ei jammi seal, jah? Ja, täpselt sellepärast see on fold. Tal oli mingi top range. Sa võiks 2,5 saada üldse saada. Nii, oota, ma korraks käisin ära. Fold 3. Vaatame selle käe ära. Siin võiks tšekkida, flop võiks tšekkida vist. Flop on, ei ole ka tegelikult tšekkida. Siin nende tüüpide vastu. Jah, siin ei pea tšekkima.
ei, ta oli IP sinu vastu. Pane korra tagasi, siis ma sain valesti aru. Ma mõtlesin, et ta oli small blindil. Nii, ühesõnaga. See tüüp foldib big blindil palju vist või? Pole mingit infot. Ma foldin pre selle, ma arvan. See 3-shove stack'id ja see on siit koht, kust avada. Aga nagu võid avada ka mingid korrad, kui on readid, et big blind, mingi tight tüübid on taga. Aga tundub, et see cut-off on mega... See on hea mingi. Jaa, lihtsalt fold ma arvan pre. Aga as play'd, kui me flopile jõuame, pane flop palun. Ma arvan, et see flop hitib mõlema range'i missi praegelt palju, seega ma arvan, et me võiksime protectida enda kätte bettida. Jaa, ma mõtlesin. Aga ma arvan, et sa ei pea isegi nii palju panema. Ma arvan, et ma paneks mingi 2,4, 2,2, midagi sinna kanti. Jaa. Kas mõtlen nüüd... Tšekid uuesti river, lasta tal bluffida. Ma mõtlengi seda, et meil ei ole mõtet vist bettida, sest me ei saa midagi halvemat väljut väga. Ma lihtsalt tšekin, jah. Laseme tal bluffida mingit bluffe ja pluss siis me ei ole nüüd rüvetud spotis, et me saame